Argentiina otsustas nimetada Iraani islaamirevolutsioonilist kaardiväge selle nimega, mida ta õigeks peab, terroristlik organisatsioon. Samas kui Brasiilia hoiab endiselt poliitilisi ja kaubanduslikke kanaleid Teheraniga avatuna. See, mis nüüd juhtus, polnud lihtsalt suvaline sümboolne žest. See oli Javier Milei valitsuse ametlik otsus, mille teatas Argentiina presidendi amet. Praktilise mõjuga Iraani struktuuri tegevuse blokeerimiseks, sanktsioonide kehtestamiseks ja finantssurve suurendamiseks mõjutab Argentiina meede otseselt revolutsioonilise kaardiväe keskset tuumikut. Buenos Airese ametliku teate kohaselt lisati kaardivägi Argentiina terrorismi ja terrorismi rahastamisega seotud isikute ja üksuste registrisse. Praktikas avab see tee operatiivsete piirangute ja finantssanktsioonide kehtestamiseks. See tähendab, et Argentiina ei soovinud seda teemat enam käsitleda kui diplomaatilist küsimust, vaid kui konkreetset ohtu. Selle otsuse põhjus on samuti otsene. Argentiina väidab, et 2 suurimat terrorirünnakut tema ajaloos olid seotud Iraani struktuuriga ja revolutsioonilise kaardiväe tegevusega läbi Hezbollah. Esimene oli rünnak Iisraeli saatkonna vastu Buenos Aireses 1992 aastal, mis tappis 29 inimest ja jättis üle 200 inimese vigastatuks. Teine oli rünnak Amia vastu 1940 aastal, mis tappis 85 inimest ja vigastas üle 300 inimese. 2040 aastal Argentiina kõrgeim kriminaalkohus pidas Iraani vastutavaks Amia rünnaku eest ja ütles, et teo viis läbi Hezbollah. See toimus Iraani poliitilise ja strateegilise plaani raames. See aitab vastata küsimusele, kes on kriisi keskmes. Ühel pool on Milei valitsus, kes otsustas karmistada ja muuta mälestuse riiklikuks tegevuseks. Teisel pool Iraani režiim, kes on aastakümneid eitanud oma seotust. Selle ajaloo keskel ilmub nimi, mis ikka ja jälle esile kerkib. Ahmad Vahid. Interpol ise teatab, et tema suhtes oli Amia juhtumis Argentiina kohtuvõimude palvel välja antud punane teade. Selle aasta jaanuaris oli Argentiina juba astunud eelneva sammu, kuulutades Qudsi väe revolutsioonikaardi välisüksuse terroristlikuks organisatsiooniks. Nüüd mindi veelgi kaugemale ja see hõlmas kogu struktuuri. Just siin muutub Brasiilia olukord ebamugavaks. Kui Buenos Aires karmistab oma seisukohti, siis Brasiilia säilitab suhted Iraani Islamivabariigiga. Itamaraty ise märgib, et Brasiilia ja Iraani diplomaatilised suhted on endiselt aktiivsed ning kahepoolne koostöö on aja jooksul tihenenud. Ja toob esile ka Geraldo Alckmini kohaloleku Massoud Pezeshkiani ametisse astumisel 2024 aasta juulis. Ja veelgi enam, välisminister Mauro Vieira ametlikus ajakavas on kirjas telefonikõne Iraani välisministriga. 26. märtsil 2026 ehk mõned päevad enne seda uut Argentiina otsust. Kui vaadata neid numbreid, on selge, kuidas Brasiilia otsustas säilitada sidemed Iraani režiimiga, isegi kasvava rahvusvahelise surve all. Ja siin ongi see poliitiline punkt, mis tekitab piinlikkust. Argentiina väidab, et revolutsiooniline kaardivägi oli seotud kõige rängemate terrorirünnakutega, mida nende territooriumil on kunagi toime pandud, ja muudab selle arusaama institutsionaalseks tegevuseks. Brasiilia seevastu jätkab Teherani kohtlemist partnerina, kellega saab hoida diplomaatilisi ja kaubandussuhteid normaalsena. See kaalub veelgi enam, sest isegi Reuters kirjeldab revolutsioonilist kaardiväge kui võimsat jõudu, millel on suur majanduslik mõju. Teisisõnu, normaalsuhete hoidmine Iraani režiimiga ei ole neutraalne žest. See tähendab koos eksisteerimist süsteemiga, kus kaardivägi on keskse tähtsusega. Brasiilia on eelistanud teistsugust lähenemist. Aastal 2025 ja samuti 2026. Brasiilia valitsus mõistis hukka sõjalised rünnakud Iraani vastu ning rõhutas dialoogi ja Iraani suveräänsuse kaitsmise tähtsust. See valik aitab selgitada, kuidas Brasiilia tegutseb ja miks ta ei järgi Argentiina eeskuju. Kuid poliitiliselt jätab see õhku ebamugava küsimuse. Kui kaugele on vastuvõetav säilitada normaalsed suhted režiimiga, mille keskset mehhanismi peavad Buenos Aires, Ameerika Ühendriigid ja teised riigid terroriststruktuuriks? Lõpuks on täna näha karm sõnum Buenos Airesest ja piinlik vaikus Brasiilias. Argentiina otsustas, et ei eralda enam mälestusi, julgeolekut ja välispoliitikat
nimetas revolutsioonilise kaardiväe terroriorganisatsiooniks ja tegi selle ametlikuks. Brasiilia liigub vastupidises suunas, hoides kontakte, kaubandust ja dialoogi Teheraniga. Üks valitsus sulgeb ukse struktuurile, mida seostatakse terrorismiga. Teine aga tegutseb endiselt nii, nagu oleks võimalik äri ja diplomaatia ajada ilma selle eest moraalset hinda maksmata.